Jah, olen siis AlphaKissis analüütika-arendaja ja täna ma siis näidan teile mõned sellised tööriistad või tarkvarakomponendid, millega siis ArcGIS-i keskkonnas on võimalik meil erinevaid töövoogusid automatiseerida. Et väga hea, keegi, ma nägin, vähemalt välja ei läinud, mõni inimene tuleb juurde, et hea, et nagu automatiseerimisest olete huvitatud, sest automatiseerimisel on nii palju plusse. Et kui me räägime eraettevõttest, automatiseerimine saab suurendada kasumit, kui me räägime riigiametitest, automatiseerimisega saab natuke leevendada ressursipuudust. Ja rääkimata siis ka andmekvaliteedi parandamisest, vähem vigu, andmed on ühtlasemad ja nii edasi. Ehk siis, kui vähegi on võimalik, kuskil näete, et on automatiseerimise võimalus, siis kindlasti tasub seda proovida. Äkki leiab mingisuguse sobiva lahenduse. Ja täna ma käikski läbi, see loend ei ole kindlasti kuidagi mingi lõplik, et tegelikult ju neid selliseid väikseid konfiguratsioone või skripti jupikesi, mis saab erinevates ArcGIS-i keskkondades lisada või konfigureerida, neid on väga palju, mis kõik natukene vähendavad seda käsitööd. Aga see on selline minu natuke nagu valik, mis siis tegelikult on sellised peamised, et kui tekib mingi mõte kuskil miskit automatiseerida, siis tõenäoliselt sellest valikust esimese hooga te isegi midagi tõenäoliselt leiate. Aga ma käin need läbi, natuke kirjeldan ja siis vaatame ka mõned näited. Et kõige esimene on muidugi ArcGIS Pro. Peamine tööriist ArcGIS-i keskkonnas ja juba seal on nii palju automatiseerimisvõimalusi, et võib-olla edasi polegi vaja minna. Aga on geotöötlustööriistad, standardtööriistad, mis juba iseenesest pakuvad automatiseerimisvõimalusi, aga neid tööriistu on siis võimalik siduda omavahel Model Builderis, Script Tooliga, Pythonit kasutades, siis on ka Spatial ETL tööriist, mis kasutab FME-ga integratsiooni ja siis ka Python Toolbox. Ja ka Notebooks on integreeritud ArcGIS Prosse, seal saab samuti Pythoniga siis luua erinevaid töövoogusid. Järgmisena ma tõin välja selle Notebooksiga eraldi. Et see on põhineb Jupyter Notebooks tehnoloogial, see on integreeritud ArcGIS Prosse, ei pea midagi eraldi installima, see tuleb ArcGIS Proga kaasa. Saab siis kirjutada Python skripti, seal on selline blokkide loogika, sinna saab lisada erinevad metainfot oma selle töövoo kohta, et mis iga skripti blokk teeb, seda on võimalik jagada lõpuks oma kolleegiga, et kogu see andmetöötlus või see automatiseering on siis ühes kohas olemas ja nii-öelda lisainfoga ka. See on olemas ArcGIS Pros, online'is ja Enterprise'is ka on siis nii-öelda selline funktsionaalsus olemas. Online'is ja Enterprise'is saab siis neid notebookide käivitumist ka nii-öelda ajastada ja automatiseerida. Ja edasi on siis Python iseenesest, et Pythonit võid kirjutada notebooksis, sul võib olla mingi oma IDE, näiteks PyCharm, kus kirjutada Python skripti, pannad mingid töövood kokku, võib-olla luua hoopis integratsiooni mingite teiste keskkondadega, mille jaoks võib-olla ArcGIS-is veel hetkel selline standardtööriista ei ole. Ehk siis põhimõtteliselt ma võin öelda, et need võimalused on nagu piiramatud Pythoniga, et minul ei ole ühtegi sellist tööd olnud, mida ei saa Pythoniga teha. Et selle peaks ka siis välja tooma ja Pythonil on, või ArcGIS-il on kaks sellist Pythoni põhilist paketti, on ArcPy, mis siis dubleerib põhimõtteliselt ArcGIS Pro funktsionaalsust ja on siis ArcGIS API for Python, mis siis on mõeldud töötamaks online'i või portaaliga. Seal on hästi palju muidugi ka süvaõppe funktsioone. Et need on sellised üldisemad tööriistad, millega saab erinevaid ülesandeid täita ja siis on sellised natuke juba spetsiifilistemate ülesannete jaoks tarkvarakomponendid. Ehk siis esiteks Velocity ja GeoEvent server üsna sarnased. Nende peamine eelis on see, et nad on loodud siis reaalaja andmete töötlemiseks, väga mahukate andmete töötlemiseks, esmalt vastuvõtmiseks, analüüsimiseks saab käivitada mingid töövood ja siis salvestada kuhugi suurandmebaasi näiteks. Velocity hetkel on pilveteenus, GeoEvent server on siis installitav oma serveri keskkonda, aga Velocity ka siin vist oli 2026 on praegu planeeritud, et tuleb ka tegelikult selline installitav versioon ka sellest. Velocity iseenesest on natuke funktsioonide rohkem kui GeoEvent server. Siis on data pipelines,
Meenutab natuke Model Builderit, see on ka pilveteenus või pilvekeskkonnas kasutatav tööriist ja põhimõtteliselt ongi see siuke ETL töövoo loomiseks, et tood mingid andmed sisse, muudad neid natuke, muudad andmemudelit, võib-olla liidad seal midagi ja siis kirjutad mingisse teise keskkonda. Aga selle erisus on just, et on mõeldud võib-olla just pilvekeskkondades töötamiseks, et saab sisendeid võtta ka faile, aga üldiselt on need mingi pilvekeskkonda teenused ja kirjutatakse ka siis tulemus ArcGIS Online. Siis on veel Workflow Manager, mis ei ole otseselt nüüd siuke andmeanalüüsi automatiseerimise tööriist, aga ma mainisin selle siin ära, sest üldiselt see on nagu nii-öelda tööprotsessi haldamiseks või organiseerimiseks, et ma ei tea, näiteks kuskil kohalikus omavalitsuses on mingid menetlused, siis seal saab sellised menetlusetapid ära teha, keegi teeb mingi oma ülesande ära, paneb next, see läheb kellelegi järgmisele nii-öelda töölaua peale, aga sinna sisse saab ka hästi palju automatiseeringut lisada. Ja lõpuks siis Microsoftiga erinevad konnektorid. Siin Nils juba natuke näitas, et on võimalik siis ühendada meie ArcGIS-i keskkond Microsofti omaga ja siis näiteks samad Fabric ja Power Automate on siis need, millest saab lõpuks luua ju väga pika automatiseeringu mingi osa ArcGIS keskkonnas ja siis edasi läheb siis kuhugi Microsofti keskkonda. Aga siis on erinevad ühendused või integratsioonid siis ka Power BI, Exceli, Teamsi ja SharePointiga ka, mis siis kõik natuke vähendavad siin-seal seda käsitööd. See oli siuke kiire ülevaade. Et nüüd ma näitaks veel ka mõned näited, mõne nende kohta. Ja lähemegi kohe nende näidete juurde. Olen avanud nüüd ArcGIS Pro keskkonna. Ja kes võib-olla ei ole tuttav, siis ongi need toolboxid, need tööriistakastid, need on ArcGIS-i standard tööriistad ja need on need, mis juba mingil määral osad siin juba võimaldavad meile automatiseeringuid teha. Aga ma mainisin Model Builderit, et see on võib-olla siuke esmane, kui te ei oska võib-olla Pythoni koodi veel, kindlasti soovitan seda õppida. Aga saab siis luua tööriistakasti, parem klikk, new, ja siin on siis kõik need võimalused, mida saab luua. Meil on siis esialgu teeme Model Builderi, script tool on see, kus on siis taustal üks lihtsam Pythoni skript. Kõik see muu konfiguratsioon toimub ka ArcGIS Pros ja siis on see Spatial ETL tool, mis kasutab siis SVME integratsiooni ja veel omakorda on Python toolbox ka, mis on üsna sarnane selle script tooliga, aga kogu see konfiguratsioon, kogu selle tööriista põhimõtteliselt sa lood ühes Pythoni failis ja kusagil mujal mingit konfiguratsiooni ei pea tegema. Üks näide ka siis võib-olla sellest Model Builderist, et see on siuke lõpptulemus, ma juba näitasin siia ette ära, on siuke klassikaline tööriist nagu ikka, on ka need standardtööriistad, aga siia nii-öelda seda töövoogu luua on väga lihtne, et lohistada neid standardtööriistu. Praegu ma teen täiesti suvaliselt neid ühendusi, aga põhimõtteliselt niimoodi on siis võimalik luua, et ühe tööriista väljund on järgmisele sisendiks ja nii edasi. Saate siis tegelikult luua siia päris keerulisi töövoogusid või ilma, et ei peaks üldse mingit koodi kirjutama. Ja siis on üks Pythoni tööriist, mis on nendest võib-olla keerulisem luua, aga kõige või kõige suurem funktsionaalsusega. Et seal saab kasutada kõike, mida põhimõtteliselt Pythoni keskkond meil võimaldab. Ja see on tegelikult üks Pythoni fail, PYT lõpuga, aga sisu on ka üsna sarnane nagu see standard tööriist. Jälle 2 klikki avaneb siuke tööriist nagu ikka. Ja siis on ka teenused, et nendest samadest tööriistadest, mis me oleme siin ise võib-olla loonud, saab luua ka teenused. Et selleks on vaja tööriist luua, ükskord käivitada edukalt, siis me teeme parema kliki history all ja seeres web tool. Ja me saame siis üles laadida selle tööriista meie portaali kui teenusena. Et sellel on mõned plussid, et kui on võib-olla hästi mahukas andmetöötlus, mis toimub, et siis võib-olla siukest kontoriläpakal võtab see väga kaua aega. Või ka näiteks haldamine, et võib-olla tööriista kasutavad palju lõppkasutajaid, haldab seda võib-olla üks inimene
arendab seda tööriista näiteks, et siis on ka, inimene kasutab seda ühte teenust, tema jaoks see kogu aeg töötab, aga taustal siis see üks arendaja saab kogu aeg jooksvalt seda teenust uuendada ja lihtsalt ei ole mingit sükest failide vahetamist, uue saatmist ja nii edasi. Et need on sellised teenuse plussid. Ja kui kiirelt vaadata, kus seda teenust siis põhimõtteliselt kasutada saab, siis on Experience Builder. Siin on ka nüüd juba mõned aastad olnud selline vidin nagu analüüsi vidin. Selle ma olen lisanud siia vasakule ja selle konfiguratsiooni aken on siis selline. Ja see custom web tool ongi siis see, kuhu saab nüüd lisada oma ise tehtud seda teenust. Ja saab siis seda siin konfigureerida ja lõpuks kuskil kaardirakenduses on ta siuke ilus klassikaline nagu tööriist, et väga lihtsa siukse kasutaja liidesega, aga taustal on võib-olla väga võimekas analüüs. Edasi lähme vaatamegi siis seda notebooki, et see on siis see notebook, kes on tuttav, siis kohe juba tundis ära selle, kes ei ole tuttav, siis siin ongi sellised koodiblokid. Siia saad neid vaikselt kirjutada, siia vahele saab lisada pealkirju, pilte, erinevas formaadis tekste, ehk siis saab luua sellise täitsa ühe dokumendi, kus on kõik info koos skriptiga olemas. Et väga hea keskkond, midagi installima ei pea, tavaliselt mina, kui mingit prototüüpi teen, siis ma tulen alati siia, sest siin on kuidagi Arcisi keskkonnas kõige lihtsam andmeid sisse tuua ja nii edasi. Aga üks näide siis nüüd oma näiteks kuskil portaalis või online'is oleva sisu konfiguratsiooni muutmine või automatiseerimine siis Pythoniga. Et siin ma kasutan ära seda Arcis API for Pythonit, et see on siis mõeldud just portaali online'iga suhtlemiseks. Ja tegelikult ma näitan selle näite enne. See on õige. Ja näiteks ongi selline võib-olla situatsioon, mis on täitsa eluline situatsioon, et on võib-olla mingi veebirakendus, väga hea rakendus, seda on kogu aeg aja jooksul täiendatud, see on kogu aeg kasutuses olnud. Ja üks hetk seal on juba väga palju võib-olla kihte. Mul on sul siuke näidis ka, et on näiteks gruppides on kihid, võib-olla gruppides on veel grupid ja see struktuur on läinud juba päris keeruliseks. Rakendus iseenesest töötab, aga võib-olla üks hetk siis leitakse, et tahaks muuta näiteks hüpikakna konfiguratsiooni. Et ma ei tea, võib-olla ettevõttel muutus stiil või tahetakse siukest muutust teha. Siis neid ükshaaval neid kõiki kihte on päris keeruline läbi käia, et see võtab korraliku aja, võib tekkida vigu ja nii edasi. Et siis näiteks üks lahendus olekski see, et me teeme siin veebikaardil näiteks selle esimese kihi kohta konfigureerime hüpikakna ära selliselt, nagu me tahame, või konfigureerime see mitu, kui me tahame võib-olla seda hüpikakna välimust muuta natuke erinevalt kihtidel. Aga põhimõtteliselt loogika on siis see, et Pythoni API-ga me saame tuua sisse selle nii-öelda sisuüksuse ID alusel, veebikaardi ID alusel kogu selle kaardi oma Pythoni keskkonda üheks objektiks ja see objekt näeb välja siis sellise nii-öelda JSON formaadis. Et see on esialgu võib-olla siuke hoomamatu, aga tegelikult on see väga kindla struktuuriga, ükskõik mis veebikaart teil on ja tegelikult ükskõik mis sisuüksus üldiselt alati on sarnases siukses JSON formaadis Arcis siis läbivalt, et võib-olla 1-2 korda teete on keeruline, 3. kord te juba teate, kust mida leida. Ja selle JSON failiga meil on nüüd hästi lihtne edasi tegutseda. Et siit me saamegi võtta selle esimese kihi, kus me konfigureerisime hüpikakna ära. Võtame sealt selle pop-up info või selle konfiguratsiooni info sellest JSON failist. See on ka põhimõtteliselt siuke sarnane väljavõte lihtsalt. Ja lõpuks saame teha lihtsa iteratsiooni, et võtta see sama hüpikakna konfiguratsiooni JSON ja lisa kõikidele järgmistele kihtidele. Siin saab ka neid tingimusi ja seda loogikat saab hullu keerulisemaks teha, võib-olla kõigile kihtidele ei taha või ühele tahame ühte, teisele teist. Aga mõte on nagu sama, et seda konfiguratsiooni infot saab siis niimoodi Pythoniga ära muuta ja siis viimane käskus kirjutab nii-öelda selle või muudab siis seda
JSON faili meil ka siis online'is või portaalis. Ja nii uuenevad siis meil kõik need kihid, kõikide kihtide hüpikakned. Ja samamoodi saab teha sümboloogiaga ja kõige muuga, mis tegelikult siit sellest JSON failist on võimalik kätte saada. Et siuke näide siis. Siis teine näide kasutab ka ära seda Pythoni API-t, aga nüüd me ei muuda võib-olla seda konfiguratsiooni, vaid me tahame mingit ülevaadet saada näiteks oma kasutajatest või sisuüksustest ja nii edasi. Et siuke asi on ka, siuksed funktsioonid on täitsa olemas. Ennem jäi võib-olla mainimata, et hästi lihtne on ka nii-öelda autentimine. Et idee poolest sa võid sisse logida portaali ka URL-iga, kasutajanimi, parool ja nii edasi, aga siuke pro sisendparameeter põhimõtteliselt võtab siis selle sama kasutaja, kellega sa oled Arkis Prosse sisse loginud. Et ka hästi mugav. Aga põhimõtteliselt me saame siis teha väljavõtte oma kasutajatest, seda saab, seal on juba mingid sellised parameetrid, et näiteks saamegi võtta ainult need kasutajad, kus on eesliide, ET, ja seal on veel palju erinevaid funktsioone, aga lihtsalt, et tööriistad on ka funktsioonide rohked ise erinevate sisendparameetritega. Ja jälle väljundiks on siuke Pythoni, või tähendab JSON formaadis tulem iga kasutaja kohta ja jälle selle alusel me saame nüüd hakata tegema erinevaid väljavõtteid ja loogikaid, et põhimõtteliselt me saame valida siis ainult mingit teatud info iga kasutaja kohta, paneme selle näiteks pandas andmeraamistikku, tulemuseks saame üks ilusa vormistatud ülevaate nendest väljadest ja andmetest, mis me tahtsime. Ja nüüd me saame edasi kasutada kõiki neid pandas funktsioone. Ehk siis see tabel meil küll antud hetkel on üsna lihtne, aga tegelikult ju pandas paketil on väga palju erinevaid funktsioone, millega siis oma neid tabeleid redigeerida. Ja siin me saame ka näiteks teha veel omakorda mingi väljavõtte mingi parameetri alusel. Saame vaadata, loendada näiteks litsentsitüübid, et kui palju litsentse meil on, saame siukse ülevaate teha. Saame ülevaate näiteks mahust, et kui palju on kasutajaid nii-öelda näiteks portaali või online'i mahtu kasutanud ja lõpuks ka näiteks sorteerida, et 5 kõige rohkem mahtu kasutavat kasutajat. Et näiteks siuke ülevaade. Ja edasi me saame siis luua kas selle andmeraamistiku alusel veel kord siukse iteratsiooni, et kasutaja haaval vaatame läbi need sisuüksused, eesmärgil neid kustutada, aga näiteks me võime kontrollida, et millal seda sisuüksust viimati muudeti või kasutati, et võib-olla selle alusel teha siis mingid vanad asjad võib-olla ära kustutada. Ja saab muidugi siukse väljavõtte omal ilusti siia printida, et oleks ülevaade, et mida siis tehti. Ja sarnaselt saab sisuüksuseid kopeerida enda kasutaja all, luua uus objekt teise kasutaja alla, et nii-öelda see näiteks üks veebikaart on siis mõlema kasutaja all või siis lõpuks ka lihtsalt liigutada, et me tõstamegi näiteks ühe veebikaardi teise kasutaja alla. Ja krediidid ka saab siis, krediitidega saab ka siis töid teha, kui ollakse näiteks online keskkonnas ja tahetakse ülevaadet või muuta. Aeg hakkab läbi saama hästi kiiresti, ma näitan ka ühe siukse süvaõppe töövoo ka, et kõigepealt siin tuuakse sisse need andmed, kus me siis näiteks mingilt satelliidipildilt otsime hooneid, toome sisse ka need andmed, mille peal me siis hakkame mudelit õpetama, see töövoog loob uue mudeli. Ja siis on näiteks tavaline protsess on nende õpetatud andmete pealt teha siis, viia need formaati, mida siis Esri järgmised tööriistad suudavad kasutada. Ja siin on hea näide, et põhimõtteliselt on olemas Arkis Pros selline tööriist, kasutajaliidesega tööriist, aga see on dubleeritud ka siis selles ARPAI keskkonnas, ehk siis saab valida, et kui see on võib-olla ühekordne tee, siis võib-olla tõesti on lihtsam seda teha kasutajaliidesega, aga kui soovitakse mingit üks pikemat töövoogu panna, siis on võib-olla õigem kasutada Pythoni nii-öelda koopiat sellest. Ja põhimõtteliselt see on siuke pikk töövoog, kus lihtsalt valmistatakse kõik need andmed ette. Mõte on siin võib-olla see, et kui tahetakse luua mitme erineva treening andmete peal erinevad mudeleid, et neid võib-olla omavahel võrrelda, et milline mudel siis võib-olla kõige paremini lõpuks töötab, et siis saab selle töövoo
ka panna nii-öelda selliseks iteratsiooniks, kus siis alati võetakse uued treeningandmed, treenitakse mudel, salvestatakse mudel, käivitatakse see ja siis lõpuks näiteks võrdled kõiki neid mudelite tulemusi. Siin on kogu see pikk nii-öelda siis mudeli treenimise töövoog on selles ühes notebooki failis. Nagu näha, siin saab pilte lisada ja kõike muud väljundeid, et kui me nüüd näiteks selle faili kellelegi edasi anname, siis ta näeb, et mis töövoogu võib-olla mina tegin, tal on seda lihtne taasluua ja nii edasi. Vot, need olid sellised hästi lihtsalt kiired automatiseerimise võimalused, et kindlasti ma loodan, et te saite siit mingeid ideid, et kust alustada ja kui tekib rohkem küsimusi, siis tegelikult see dokumentatsioon on ka päris hästi kättesaadav ja dokumenteeritud. Et need on siis mingid sellised lingid. On ka sellised näited, mida saate ise läbi teha ja muidugi meil on ka koolitused Pythoni kohta, Arcade'i kohta, süvaõppe kohta. Et sealt saab siis mingit lisainfot, kui soovite.